Tere tulemast kuulama Andmekaitse ABC koolitussarja videot teemal isikuandmete töötlemise õiguslikud alused. Arutame Kirsikaga Andmekaitse Inspektsioonist, millised on need õiguslikud alused, mida arvestades siis andmetöötleja võib tegutseda. Kirsika, palun, kas sa räägiksid? Me küll eelmistes videodes oleme ka selgitanud põgusalt, millised on õiguslikud alused, millal on lubatud andmete töötlus, aga kas sa nüüd räägiksid natukene täpsemalt, mida siis see õiguslik alus tähendab? Jah, ma eelmistes videotes ka väga lühidalt neid selgitasin, aga tõsi ta on, et nad vajavad natukene rohkem tähelepanu, arvestades, et õigusliku aluseta ei saa ju ühtegi andmetöötlust toimuda. Ehk õiguslik alus on see, mille alusel mul see andmetöötlus üldse toimub. Selliseks esimeseks õiguslikuks aluseks võiks välja tuua ehk nõusoleku. Kõige lihtsam, ehk siis küsin inimese käest, kas ma võin su andmeid töödelda, kas ma võin su pildi avalikustada. Kui ma saan jah sõna, eks ju, siis loomulikult ma võin seda teha. Nõusoleku puhul tuleb arvestada seda, et nõusolekut saab igal hetkel tagasi võtta. Ehk siis, kui ma tohingi avalikustada kellegi pildi, näiteks kooli kodulehel mõne lapse pildi, lapsevanem on andnud nõusoleku, siis ta võib loomulikult ühel hetkel öelda, et teate, tegelikult ma ikkagi ei ole sellega nõus, et minu lapse pilt seal kooli kodulehel avalik on ja siis tulebki see tagasi maha võtta. Teiseks õiguslikuks aluseks oleks lepingu täitmine. Lepingu täitmise eesmärgil loomulikult võib andmeid töödelda. Näiteks, kui on müügileping, kui mul on e-pood, mul on müügileping, on vaja tarnida kaubad kas koju kätte või pakiautomaati, siis on vaja mingeid isikuandmeid selleks, et ma saaksin omalt poolt seda lepingut ju täita. Kolmandaks õiguslikuks aluseks oleks juriidilise kohustuse täitmine. Ehk siis ütleme, et seadusest tulenev alus, miks ma neid andmeid kogun, miks ma neid andmeid üleüldse töötlen. Ja see peab olema väga täpselt seal seaduses ikkagi kirjas. Ehk siis selline tuletamine, et siit võiks ju välja lugeda, et ma tohin koguda selliseid andmeid, ei ole ka selline hea moodus andmete töötluseks. Ja lisaks veel siis sellised eluliste huvide kaitsmise jaoks tehtavad andmete töötlused samuti on õiguslikuks aluseks. Tuleb hinnata, millised on need elulised huvid, mille jaoks ma neid andmeid siis peaksin näiteks koguma. Avaliku võimu teostamiseks loomulikult võib siis ka andmeid töödelda ja õigustatud huvi korral. Õigustatud huvi loomulikult on avalikul sektoril väga raske üldse siis nii-öelda andmete töötlemiseks kasutada. Võib-olla selliste nii-öelda mugavusteenuste puhul me räägime õigustatud huvist, küll aga mitte siis rohkemat. Aga kui mul on näiteks ainult vaja kasutada inimese nime, kas mul siis peab ka olema õiguslik alus? Sõltub nimest, eks ju, ja sõltub, kas ma tahan kasutada eesnimi, perenimi koos või tahan lihtsalt öelda, et siin on näiteks Mari Tallinnast, eks ju, et sellisel juhul nüüd Marised Tallinnast tõenäoliselt on nii palju, et ma ei suuda kokku viia täpselt, et see nüüd on konkreetselt see inimene. Küll aga kui on võib-olla selline unikaalsem nimi või kui ma tõesti kasutan koos perenimega, siis sellisel juhul ju on väga täpselt teada, kes see inimene ikkagi päriselt on, kellest ma räägin. Ja sellisel juhul peab ikkagi, kuna see läheb juba nii-öelda isikuandmete alla selles mõttes, et ma saan identifitseerida selle inimese, kellest räägitakse, siis ka peab olema õiguslik alus sellisel juhul. Aga kui mul on väga tundlikud andmed, näiteks eriliigilised lausa terviseandmed, millega ma siis arvestama pean, kui ma andmetöötleja olen? Jah, et need õiguslikud alused, mis ma lugesin ette enne, need tõesti on, ütleme, sellise näiteks nime kohta, eks ju, ja eriliigilised andmed, näiteks nagu terviseandmed või näiteks ka poliitilised, usulised vaated, veendumused, need käivad juba, ütleme niimoodi, oma rada. Need õiguslikud alused kattuvad mingil määral tõesti, kuid eriliigiliste andmete puhul me peame aru saama, et kuna need andmed on väga palju tundlikumad, siis see tähendab seda, et need andmed tuleb ka rohkem ja veel turvalisemalt hoida ja ehk siis rohkem kaitsta.
ehk eriliigiliste isikuandmete puhul, kui tuua välja ainult mõned, kuna neid aluseid on natukene rohkem, siis jällegi näiteks nõusolek. Nõusoleku puhul samad reeglid, nõusolekut saab anda, aga saab ka tagasi võtta ja see sõltub konkreetselt sellest inimesest endast, kuidas ta seda soovib teha. Loomulikult, kui rääkida terviseandmetest, siis ka siin on kirjas eluliste huvide kaitse. Tervise puhul võib olla lihtsam aru saada, milliseid elulisi huve siis tõesti kaitsta saab. Eriliigiliste isikuandmete puhul on välja toodud ka see, et töödelda võib ilmselgelt avalikustatud andmeid, mis näiteks ei ole õiguslikuks aluseks muude andmete puhul. Ja loomulikult ka avalikes huvides tõesti mingitel puhkudel võib eriliigilisi isikuandmeid töödelda. Sa mainisid korraks ka tundlikud andmed. Tundlikud andmed on, ma võib-olla paneksin need selliste eriliigiliste isikuandmete ja muude isikuandmete vahele. Näiteks võib-olla natuke tundlikumad andmed kui lihtsalt minu nimi on võib-olla mu asukoha andmed ja võib-olla ütleme ka pangaandmed. Ehk siis neile kohaldub küll see nii-öelda esimene ports nendest õiguslikest alustest, mis ma ette lugesin, aga võib-olla nad vääriksid natukene tugevamat kaitset kui täpselt, eks ju, minu nimi või millal ma sündisin. Kas sa mainiksid ka, kus kohas on ära reguleeritud need õiguslikud alused? Kust ma infot leian? Üldjuhul peaks need olema kirjas andmekaitse tingimustes. Ehk siis need õiguslikud alused peaksid olema kättesaadavad ka sellele inimesele, kelle andmeid jällegi töödeldakse. Ehk siis väga oluline on ühelt poolt, et isegi kui andmetöötleja omalt poolt on andnud kõik, et tal oleks olemas õiguslik alus, tal on olemas eesmärk, ta on määranud säilitustähtajad. Aga me räägime ju andmete kaitsest ja me räägime inimesest selle taga. Ka tema peab teadma ikkagi jätkuvalt, mis see eesmärk on, mis alusel neid andmeid vaja on ja me oleme tõesti siis nii-öelda moodustanud dokumendi nimega andmekaitse tingimused, mis tuleb siis nii-öelda koostada igal andmetöötlejal endal ja sinna see kõik kirja panna ja sealt saabki inimene ise siis lugeda, et sellised õiguslikud alused ja on selles mõttes ka temal natukene arusaadavam see andmetöötluse pool. Aga milline regulatsioon on andmetöötlejale? Kus kohas on ära loetletud need õiguslikud alused? Need on isikuandmete kaitse üldmääruses, on täpselt toodud välja kõik õiguslikud alused kinnise loeteluna. Ehk siis on see, et kui hakata nüüd sealt vaatama, et mul on mõte teha sellist andmetöötlust, koguda sellisel eesmärgil, kas mul on selleks õiguslik alus? Ja sealt saab näpuga järge ajada põhimõtteliselt ja vaadata ja kui õiguslikku alust ei ole, seal ei ole seda välja toodud, siis kahjuks andmeid töödelda ei saa. Ja, räägime täpsemalt andmete töötlemise puhul nõusolekust. Kas nõusoleku jaoks on mingi kindel vorm olemas ja reeglid, mis kujul see peab olema? No põhimõtteliselt võiks öelda, et ma sain selle nõusoleku suuliselt, on ju, et kui näiteks nüüd meie kui järelevalveasutus me küsime, et sul on siin eks pilt ja sa ütled, et nõusoleku alusel toimub sinu andmete töötlemine, et kus su nõusolekud on. Et jah, saab ju öelda, et aga need on mul kõik suuliselt. Sellisel juhul meile on väga keeruline seda hinnata, et kas need päriselt siis olemas on. Ehk siis ütleme, et parem oleks, kui selline nõusolek oleks ikkagi antud kirjalikult. Ja samas vormis, nagu see nõusolek on antud, peab saama seda ka tagasi võtta. Ehk siis, kui ma annan selle nõusoleku selliselt, et ma lihtsalt teen kuskile linnukese, et siin on minu nõusolek, siis selle nõusoleku tagasivõtmiseks ei tähenda, et ma pean hakkama kirjutama pikka avaldust, et palun, soovin võtta oma nõusoleku tagasi ja seda digiallkirjastada, et loomulikult see on juba natukene ülemäärane võrreldes sellega, kuidas ma selle nõusoleku anda sain. Ehk siis need peavad olema sama lihtsalt, ma annan ja ma võtan samamoodi. Vahel mul inimesena tundub, et see nõusoleku tekst on hästi segane, et kas seda ka on kuidagi reguleeritud, et kuidas sõnastus olema peab? Tegelikult nõusoleku tekst ei tohiks jääda segaseks inimesele, kes ta nõusolekut andma peab, sest vastasel juhul ta ju ei tea, millele see nõusolek üldse antakse. Võib-olla siis, kui see tekst on väga segane, siis kogutakse lõpuks palju rohkem andmeid või hoopis teisi andmeid kui see, mis tegelikult inimene ise alguses arvas.
näiteks nõusolekut saab küsida ka lastelt ja mitte selles mõttes, et loomulikult laste puhul tuleb nii-öelda siis vaadatakse seda lapsevanema poolt ehk lapsevanem peab olema kõigepealt ise nõus ja andma nõusoleku, näiteks, et lapse andmeid tohib üldse töödelda. aga kui me räägime mõnest sellisest teadusuuringust, siis mõnel juhul küsitakse ka laste käest, et kas sa ise oled nõus osalema minu teadusuuringus. ja sellisel juhul see nõusoleku tekst peab olema väga läbipaistev, ehk siis see peab olema täpselt lapse jaoks arusaadavalt kirjas, mille nõusolekut ta annab. või teine variant, näiteks kui meil on dementsed inimesed ja kui neile antakse nüüd kätte 9 lehekülge pikk nõusoleku tekst, mille kõigega ta nõustub nüüd, kui ta sellele alla kirjutab. Näiteks teadusuuringus osalemisega. Ja just, et näiteks teadusuuringus osalemiseks, siis see samuti ju, et tema jaoks ei ole ju see arusaadav, see ei ole läbipaistev ja kuna läbipaistvus on üks aluspõhimõtetest, kui me üldse räägime isikuandmete töötlemisest, siis jällegi hoolimata sellest, et sa selle nõusoleku võtad, siis tegelikult see ju ei kanna oma eesmärki. Aga lisaks, nagu sa mainisid, lisaks nõusolekule on ka muid õiguslikke aluseid, et millises olukorras siis andmetöötleja saab tugineda lepingu täitmisele? Kõigepealt võtaksin kinni sinu sellest lausest, et on ka muid aluseid ja just selle vaate pealt, et see on väga levinud arvamus ka andmekaitse ringkonnas endas, nii-öelda andmekaitse huvigruppides, et meil on nõusolek ja on ka need muud alused. Et tegelikult see ei käi niimoodi, et nõusolek on see number 1 ja siis tulevad need teised, et me hoiame need kõik ikkagi täpselt samal joonel. Iga õiguslik alus on täpselt sama oluline, nagu on õiguslikud alused tema kõrval. Ehk siis jah, nõusolek on võib-olla selline kõige lihtsamini arusaadav ka inimesele, kelle andmeid töödeldakse, aga see ei tähenda, et need teised õiguslikud alused oleksid nüüd sellest halvemad. Nüüd, kui vastata su küsimusele, et meil on ka lepingu täitmine ja lepingu täitmise puhul võib-olla kõige paremaks näiteks oleks müügileping. Näiteks e-poe puhul lähed, ostad sealt mingisuguse toote ja selleks, et toodet kätte saada, näiteks, et pakiautomaati tellida, tuleb sul panna oma telefoninumber. Ja telefoninumber siis samuti, isikuandmeteks, ehk siis selleks, et saaks ka see e-poe pool oma poolt lepingut täita, peab selle numbri sinna panema. Samas võib-olla ma tahan, et see tuleks mulle kullariga koju. Kullariga koju saab mulle pakk tulla ainult juhul, kui seal on olemas minu aadress. Jällegi, aadress on minu isikuandmeteks. Ehk siis lepingu täitmisel tuleb vaadata, millised andmed konkreetselt on päriselt lepingu täitmiseks vaja. Ehk kui minu näiteks e-pood pakub võimalust ainult pakiautomaati neid pakke siis saata ja ma kullariga koju teenust ei paku, kas mul on päriselt vaja seda aadressi, selle inimese aadressi selleks, et talle saata pakiautomaati tema siis pakk? Kas sa palun räägiksid, millises olukorras ma siis andmetöötlejana saan tugineda seadusest tulenevale kohustusele ehk juriidilise kohustuse täitmisele? Sellisel juhul ainult, kui mul on seaduses kirjas, et ma neid andmeid töödelda tohin. Ja siia võib-olla selline kõige parem näide, et mis siis seadusest tuleb. Seadusest tuleneb, et raamatupidamisdokumente tuleb säilitada 7 aastat. Raamatupidamisdokumentides samuti võivad sisalduda isikuandmed. Tihtipeale isikuandmete puhul me rõhutame seda, et inimesel on õigus siis nõuda andmete kustutamist. Seda ei saa nõuda juhul, kui see kohustus säilitada tuleb tõesti seadusest. Ehk siis, kui tuleb inimene taotlusega, et palun unustage kõik, mis teil minu kohta on, palun kustutage minu andmed, siis sellisel juhul saab andmetöötleja öelda, et väga selles mõttes, et saan aru, mis on see nii-öelda küsimus ja saan murest aru, küll aga seadusest tulenevalt on kohustus mul neid andmeid 7 aastat säilitada ja sellepärast ei saa sina kasutada oma õigust siis unustamisele. Aga toome siia sisse ühe näite, seesama e-pood, mille ümber me oleme näiteid toonud juba, et e-poe pidajana mul on kliendi andmed, ostuandmed, tema kontaktandmed, tahan ka näiteks otseturustust talle saata, uudiskirjasid, et kas mul tekivad sinna siis erinevad õiguslikud alused?
aga loomulikult, et kui vaadata näiteks nüüd sellist kliendi suhte elukaart, siis see kliendi suhe ju tegelikult algab, võime ju öelda, et nõusolekust. Ehk siis see nii-öelda kliendiks astumine toimub ju lihtsalt selle inimese enda nõusolekul. Ja tegelikult nüüd siis, kui rääkida näiteks sellest, et kui ma nüüd neid pakke saadan, siis rääkisime sellest, et teatud juhtudel tulevad mingisuguste andmete kogumised alused lepingust, et ma ei saa muul moel lepingut täita. Raamatupidamise puhul mul on kohustus mingeid andmeid säilitada, aga nüüd tõesti, et kui rääkida otseturundusest ja sellest, et tahaks võib-olla saata reklaamkirju, uudiskirju, siis me ei saa neid aluseid kasutada. Me saame kasutada siinkohal ainult nõusolekut, ehk siis tuleb võtta inimeselt nõusolek, kas ta neid soovib ja jällegi, kui nõusoleku juurde tagasi jõuda ringiga, eks ju, et ta peab saama seda ka tagasi võtta. Ja nüüd küll nõusolekut tagasi võtta, aga ühel hetkel võib-olla ta ei soovi enam ka klient olla. Et loomulikult siis tuleb vaadata seda, et kas tulevad kuskilt õiguslikud alused, miks tuleb mingeid andmeid võib-olla jätkuvalt säilitada, näiteks seesama raamatupidamine, eks ju, et mingid andmed tuleb säilitada, aga tõesti veel pärast kliendi suhte lõppu, isegi kui inimene on võtnud tagasi selle nii-öelda nõusoleku, et ta üldse soovis klient olla. Aga räägime korra avaliku sektori erisustest, et mulle tundub, et seesama isikuandmete kaitse üldmääruses loetletud õiguslik alus avalikes huvides oleva ülesande täitmine, et see on mõeldud ainult avalikule sektorile. Jah, tõsi ta on, et seal on kirjas, eks ju, et avalikus huvides oleva ülesande täitmine ja esimese hooga võib tunduda, et ega väga täpselt ei saa ka aru, et mida see siis tähendab, et kus need avalikes huvides olevad ülesanded siis on. Ja neid me saame lugeda erinevatest seadustest, et mis see konkreetselt, mida see siis tähendab ja millal ma saan kasutada konkreetselt seda alust. Ja see peabki olema seaduses kirjas, millal tohib sellel konkreetsel alusel andmeid koguda. Ja jällegi ka, et peab seaduses olema kirjas, mis on sellise andmekogumise eesmärk, sest sellisel juhul ju ei ole mul ees näiteks nõusoleku vormi, kus on kirjas, et me kogun sellisel alusel. Ehk siis hoolimata sellest, et see on pandud kirja kuskile seadusesse, peab see olema ikkagi selle isiku jaoks võimalikult läbipaistev, et ta saaks aru, kust tema andmeid näiteks kogutakse ja millisel eesmärgil seda üldse tehakse. Sa enne mainisid ka õigustatud huvi, et seleta see lahti. Kelle õigustatud huvi alusel siis andmeid võib töödelda? Millega andmetöötleja peab arvestama? See ongi tegelikult ju andmetöötleja õigustatud huvi, ehk siis kui tõesti öelda väga nii-öelda lihtsalt või kitsalt, eks ju, et kui andmetöötlejale justkui ükski teine nendest alustest ei sobi, siis ta võib hinnata, kas äkki saaks andmetöötlus toimuda õigustatud huvi alusel. Ja õigustatud huvi kasutamiseks ei saa öelda, et mul on õigustatud huvi, mul on huvi oma eesmärki täita. Selle jaoks tuleb siiski teha ka analüüs, kas sul see huvi on päriselt olemas. Ja sinna analüüsi peab minema kirja esiteks eesmärk. Ehk võib-olla on kõige parem seda niimoodi rääkida läbi näite. Ehk siis, kui on soov jälgida töötajate tööaega näiteks kiipkaardi kasutamisega, siis seda saab teha õigustatud huvi alusel. Ehk siis eesmärgiks, eks ju, on tööaja arvestuse pidamine ja selle vahendiks on siis see kiipkaardi kasutamine. Järgmiseks peab läbi mõtlema, miks see vajalik on ja kas äkki saaks ta lahendada ka kuidagi teisiti. Kui me räägime näiteks mingisugustest suurtest tehastest, kus ei ole võimalik, et keegi päriselt jälgib seda, et millal keegi tööle tuleb, millal keegi töölt ära läheb, küll aga näiteks on töögraafiku alusel, siis võibki leida, et jah, tõsi, et see on päriselt vajalik, et meil ei ole mitte ühtegi muud võimalust, et näiteks jälgida seda, et kas inimesed päriselt käivad graafiku alusel tööl, kas nad tulevad tööle siis, kui on lubatud, kui neil on lubanud tulla, kas nad lähevad ära siis, kui on nii-öelda kirjas, et nad võivad tõesti minna. Ja näiteks poodides ka valvekaamerate puhul, kui neid kasutatakse, siis see samuti siis õigustatud huvi alusel ja siin tuleb siis tasakaaluks hinnata, et kas ma saaks kasutada näiteks rohkem turvamehi oma poes.
see peaks ju iseenesest tähendama, et ma igasse vahesse, iga riiuli vahesse panen ju põhimõtteliselt ühe turvamehe. Et loomulikult see selline vajalikkuse komponent tuleb sisse, et tõesti palju loogilisem, palju mõistlikum on kasutada siis seda kaamerat. Palju neid kaameraid vaja on, see sõltub jällegi sellest analüüsist endast. Ja kolmandaks, mis selles analüüsis tuleb teha, on kaaluda huve. Kui võtta see keepkaardi näide, siis tuleb kaaluda ühelt poolt siis tööandja huvi, kellel on huvi kasutada siis tööaja arvestuseks keepkaarti ja teiselt poolt, kui palju see riivab siis neid inimesi, neid töötajaid, kes seal on. Ehk siis see huvide kaalumise osa on võib-olla ka selline kõige olulisem, et kui ma tõesti tunnen, et see riive sellele töötajale on suurem, kui on minu huvid tööandjana, siis ma ei saa kasutada õigustatud huvi oma õigusliku alusena. Ja õigustatud huvi juures võib-olla, mis vajaks veel märkimist, on see, et avalikul sektoril on seda jällegi väga raske teha. Avalik sektor saab seda kasutada ka nii-öelda ainult oma mugavusteenuste puhul, küll aga muud selline kodanik ja siis asutus vahelises suhtluses õigustatud huvi kasutada ei saa. Ja kas sa palun lõpetuseks räägiksid, mida tähendab andmekaitses läbipaistvus? Läbipaistvust on võib-olla kõige parem kirjeldada läbi selle, et miks meil on vaja andmekaitse tingimusi. Andmekaitse tingimused on vaja selle jaoks, et inimesele oleks läbipaistev. Esiteks eesmärk, miks need andmeid kogutakse. Teiseks õiguslik alus, aga siis võib tekkida küsimus, et kas see ongi kõik, mis sinna nii-öelda läbipaistvuse alla käib, ehk mis sinna andmekaitse tingimustesse justkui käima peaks. Ehk nüüd lähen niimoodi väga sujuvalt üle sinu läbipaistvuse küsimusest sellest, et mis peaks üldse andmekaitse tingimustes olema selleks, et see andmetöötlus oleks läbipaistev. Ja meie enda isikuandmete töötleja üldjuhendi lõpus on tegelikult olemas üks kontrollküsimustik, mida on võib-olla kõige parem kasutada selleks, et aru saada andmekaitse tingimuste elementidest, mis sinna siis täpselt peab kirja minema ja kuidas see peab kirjas olema. Ehk siis andmekaitse tingimused peavad olema arusaadavad ja kui need on jällegi suunatud mõnele sihtgrupile, näiteks nõusoleku puhul, eks ju, rääkisime lastest, me rääkisime dementsetest, siis andmekaitse tingimused samuti, kui me teame, et need on suunatud konkreetsele sihtgrupile, need on suunatud lastele, siis need peavad olema arusaadavad ka lastele, sellepärast et vastasel juhul ei ole ju need tingimused läbipaistvad. Ja teiseks peavad seal olema ka konkreetsed tingimused kirjas, millest isikut teavitada tuleb. Need tulenevad küll muidugi üldmäärusest, ehk siis seal peab olema kirjas näiteks, kes need andmeid töötleb, kuidas ma saan temaga ühendust võtta, kas võib-olla on olemas andmetöötlejal andmekaitse spetsialist, kelle poole ma saan pöörduda. Aga näiteks peavad olema kirjas ka isiku enda õigused. Mul on õigus andmeid parandada, mul on õigus oma andmetega tutvuda ja mul on õigus andmeid kustutada. Ehk siis kogu see andmekaitse tingimuste pool tegelikult täidabki seda läbipaistvuse eesmärki. Ehk me paneme kirja sinna küll kõik justkui kohustuslikud elemendid, aga see täidab hoopis teist aluspõhimõtet, mis üldmääruses kirjas on. Aitäh sulle. Me oleme ennem mitu näidet toonud e-poes toimuvast andmetöötlusest, aga mulle tundub, et lisaks kliendi andmetele ju on ka terve hulk töötajate andmeid ühel andmetöötlejal. Jätkamegi aruteluga, milline on see töösuhte elukaar andmete töötlemise osas. Nüüd ma esitaks teile ülesande seoses töösuhetega ja töösuhte elukaarega. Et alustame algusest, et mida siis andmetöötleja on ta asutus või ettevõte, mida ta peab arvestama, kui inimene nendele tööle kandideerib? No alguses, enne kui me seda ülesannet lahendama hakkame, siis me jälle peame meelde tuletama seda, et andmeid võib küsida, hoida alles ainult nii vähe, kui on vajalik. Ja enne seda tuleb ka mõelda, et miks mul neid konkreetseid andmeid vaja on. Ehk et nii kui ma ei oska põhjendada ja ütlen, et ma igaks juhuks küsin seda ka, siis juba on selge indikatsioon, et seda ei tohiks küsida. Et me juba alustame sellest, et me lähtume sellest ametipositsioonist, keda me kutsume kandidaadi vestlusele ja sellest tulebki vastus, et mis andmeid üldse ma selle isiku kohta
mida ma tahan küsida, mis taustauuringut ma tahan teha, et see kõik sõltub sellest tegelikult. Ja neid andmeid, mis ta ise on CV-sse kirja pannud, nendega on? Ja need ongi, me loeme, et see, mis ta CV on meile edastanud, pannud ka need soovitajad, et see ongi tema nõusolek, et nendega ühendust võtta ja neid andmeid siis kasutada. Aga taustauuringu puhul ilmselt oleks vaja, mõistlik ja kena oleks, kui kandidaat siis teab ka, mida tema kohta nii-öelda taustaks siis uuritakse, et see võiks olla teavitus, kas siis seal kandideerimise vormil või töökuulutuses, et seda niimoodi tagaselja ei tohiks teha. Jah, no see peakski olema andmekaitse tingimustes tegelikult ka olemas, et igaüks teaks, mis sellega kaasneb, kui ma siia kandideerin. Ehk siis tööandjal peaks olema tehtud andmekaitse tingimused mitte ainult oma klientidele, vaid ka oma töötajatele. Ja oma tulevastele töötajatele on ju praegusel juhul. Ja nüüd, kui me kandidaadi andmete juurde tagasi jõuame, siis pärast nüüd seda valimise protsessi valitakse ju ainult üks, mis saab ülejäänutest. Et lähtuvalt sellest siis vaidlustustähtaja lõpuni peab olema alles ja siis, kui on see tähtaeg on läbi, siis tegelikult ju puudub alus üldse, et neid andmeid edasi säilitada. Mitte selliselt, et hoian igaks juhuks alles, äkki tahan 5 aasta pärast ta tööle kutsuda. Et loomulikult selliselt ei tohi alles hoida. Et ainult nii kaua, kuni on see vaidluste lahendamise aeg, kui see on nii-öelda läbi, siis tuleb need kõik ankeedid, CV-d, mis seal veel on, motivatsioonikirjad, et kõik need tuleb siis ikkagi ära hävitada, kustutada. No, välja arvatud, kui kandidaat on öelnud ja ma olen vabatahtlikult nõus, et säilita, võib-olla ma kandideerin veel. Ja see ongi väga kena, et tegelikult siis heale kandidaadile teha kohe see ettepanek, et kas sulle sobib, et aga siis juba nagu näiteks, et ma 5 aastat hoian, et see ei saa ka olla, et elu lõpuni, et 70 aasta pärast võtan sinuga ühendust, et see peaks olema ka jälle läbimõeldud. Ja see maksimum vaidlustustähtaeg on siis aasta aega, et selle võin ka välja öelda, et ei pea ise mõtlema. Okei, aga jõuame nüüd töösuhte elukaare mõttes edasi, et mul on valitud see töötaja, ta asub tööle ja nüüd see igapäevane andmetöötlus, mis tööandjal tekib, kas ta paneb videokaamera, kas ta jälgib kiibiga tööaega, kas ta tutvub töötaja e-postkastiga näiteks, et kuidas selliseid olukordi lahendada ja mida nende puhul arvestada tuleb? Võtame siis üks asi korraga, et neid küsimusi oli palju, need lähevad väga erinevas suunas, et näiteks kui võtta sellest viimasest kinni, et kui meil on nüüd töötaja e-post ja siis oletame, et kui nüüd see töötaja on ja ta nüüd näiteks ta läheb puhkusele või ta jääb pikemaks ajaks koju, siis kas sellel tööandjal on siis õigus sinna postkasti minna või mitte, peab olema samuti kokku lepitud või kui nüüd see töötaja lahkubki töölt, siis kas see postkast jääb avatuks, ehk siis, et kas sinna on võimalik minna ja neid kirju edaspidi lugeda või see läheb kinni, see peab olema töölepingus konkreetselt kirjas. Ja vabalt võib olla, et ongi näiteks kokku lepitud, et kuu aega on võib-olla tõesti vaja veel lahti hoida seda postkasti, võib-olla on mingisugused projektid pooleli, on vaja sealt võib-olla mingisuguseid dokumente, kirju kätte saada, et siis nende jaoks on võimalik loomulikult, et tööandja siis need konkreetsed kirjad ja läheb võtab. Tuleb muidugi ka arvestada, et kuigi tavaliselt öeldakse töötajatele, et ära saada oma isiklikke kirju oma tööandja siis sellelt meiliaadressilt, siis vastupidist ei saa ju justkui keelata. Ehk siis vabalt võib olla, et keegi saadab mulle mingisuguseid isiklikke kirju minu siis nii-öelda tööpostkasti. Ja selliste kirjade puhul loomulikult tööandjal ei ole õigust neid kirju lugeda, et ainult neid, mis on konkreetselt seotud siis selle tööga või siis selle ametiga konkreetselt näiteks. Ma võib-olla lihtsalt täpsustan, et esimene tingimus on see, et tööandja reguleerib selle, mis on need väga erandlikud juhtumid, et mul on vaja minna ja vaadata selle töötaja e-postkasti. Et see on esimene samm, et see oleks kuskil töökorralduse reeglites kõigile ka teada, mis on need juhud. Ja siis ka peaks seda töötajat teavitama, et nüüd see juht realiseerus, et nüüd me vaatame. Et see on nagu e-posti aadresside osas ja tegelikult üldreegel on see, et pärast töösuhte lõppemist peaks kohe selle sulgema, kui ei ole vastupidist kokkulepet, ehk siis teine variant on lihtsalt võtta siis sama nõusolek, millest Kirsika rääkis. Aga muu andmetöötlustöö suhetes, nagu ma enne mainisin, et tööaja jälgimine näiteks? Tööaja jälgimine... tihti kasutatakse kiipkaarte ja tööaja jälgimine on tööandjale ka samaaegselt kohustus, ehk siis, et ta peab nagu tööaega jälgima ja selle kuskil kirja panema, et see võimalus on ka seda kiipkaardiga teha, mis on nagu selline mugavuse
võtmes variant, et ma ei märgi kalendrisse või märkmikusse kuskile, vaid et ma kasutan selleks kiipkaarti. Küll aga nüüd neid samu andmeid ei saaks kasutada millekski muuks, et kui ma olen pannud eesmärgiks selle, et ma tahan ainult fikseerida selle tööaja, et maksta näiteks palkasid, siis ei saa neid andmeid hakata kasutama. Noh, mida peamiselt tööandjad teevad, nad kasutavad eelkõige just kaameraid, et tuvastada, kas töötaja oma töökohustusi täidab, et ja sealt läheb enamasti alati rappa, et nii kui hakatakse kontrollima, kas on laisk ja loll töötaja ja võetakse selleks kasutusele kõikvõimalused tehnilised vahendid, et siis on juba kindel eksitee käes. Et see kaamerate, selline pidev kaamera all olek, et see tegelikult on psühholoogiliselt inimesele väga raske. Et tööandja peab selles mõttes sellega arvestama. Me oleme nagu väga selgelt välja öelnud ka selle, et ei või olla nii, et töötaja on kogu selle tööpäeva aja kaamera all jälgimisel. Et see, et kaamera jah, peaks olema suunatud sinna, kus on see reaalne mingi oht, et ma ei tea, kassaaparaadile, kus toimuvad rahatehingud. Ehk siis kätele, et mitte see, et sa kogu aeg vaatad seda kassiiri, seda müüjat, kes seal on, aga kui su ohuks on see, et võib-olla ta annab tagasi raha siis nii-öelda valet umbes rahatähed, eks ju, et siis on tõesti see oht on kassaaparaat ja käed, küll aga ei ole vaja siis tegelikult ju näidata, et kes see müüja on, sa tead ju, kes sul tööl on tegelikult sellel päeval. Näide elust enesest, tanklakett filmis häälega oma töötajaid, et kontrollida, et kas siis müüja pakkus kampaania raames hot dogile lisaks ka Coca-Colat või mis iganes näide see oli, et ka selliseid olukordi on. Et kus ei ole enam põhjendatud selle tarbeks kaamera kasutamine, kuna see privaatsuse riive on niivõrd palju suurem ja tegelikult, kui me räägime töösuhtest, siis see on puhtalt usaldussuhe, et iga tööandja peaks mõtlema ka sellele, et kas ta nagu tahab, et see suhe ka hästi toimiks, et kui me räägime riskidest ja me räägime näiteks mingisugustest tehastest, kus on suured masinad, mida võib-olla tulekski jälgida kaameratega, et siis loomulikult ei tähenda, et kui sa nagunii seda masinat jälgid või seda tehase nurka, et siis sa kontrollid, et kus see töötaja teeb kvaliteetset tööd. Et loomulikult selle jaoks peaks enne hindama tegema analüüsi, et võib-olla on seda kvaliteeti võimalik ka teiste meetoditega tegelikult muud moodi hinnata, mitte ainult, et seda kaamerat. Või siis, kui me räägime ka tööaja arvestusest, et tööarvestust saab pidada võib-olla ka teistmoodi, et kui me oleme kokku leppinud, et kõik tulevad kella 8 tööle, siis on ju näha, et keda kell 8 ei ole, et me ei pea seda vaatama pärast ju tegelikult kaamerast järgi, et ahah, näed, sind tõesti ei olnud, et me teame seda niigi. Et ütleme nagu töökohustuste kontrolliks on alati vähem kahjustavamad meetodid kui kaamerad, on nagu meie põhisõnum, ma ütleksin. Aga lõppkokkuvõttes töösuhte puhul saab öelda, et tuleb alati läbi kaaluda olukorrad, analüüsida, õiguslik alus peab iga tegevuse jaoks olemas olema ja oma töötajad peavad nendest teavitatud olema. Ja. Aitäh teile!